See tamm siin, see on istutatud 1962. aastal, kui Eesti Skautlus tähistas oma 50 aastat tegevust Eesti Skautluse looja Anton Õunapuu mälestuseks. Ja see teine väiksem siin on saanud vigastada. See on mälestustamm Eleonor Hünnessonile, kes oli kaua aastaid Eesti Skautluse gaidide peavanem. Need tammed istutasime 1962 samuti Eesti Skautluse 50 aasta tähistamiseks. Ja imelikul kombel see viimane tamm jäi väiksemaks, see mis tähistas meie skautlust paguluses. Ja see kuusk on kodumaa kuusk. Üks eestlane saatis kuuseseemneid kirja sees oma õele Rootsi, kes kasvatas lillepotis selle väikseks taimeks ja tõi siia metsakodusse aastaid tagasi. Nüüd on sirgunud juba meile parajaks metsa jõulupuuks, kuhu viimati kogunesime ja süütasime selle küünlad. Aga ära sa tuled ikka peos hoiandad? Tõest teine külg, siis hakkab jälle põlema. Liiga vähe kastus siis. Nii jah. Jag kommer från Target. Från Target? Ja. Bästa tiden är helt varmt.
Vabane kirik. Kurat, kivi põhi tuleb. Kas sa nüüd ei filmi jälle nüüd salaja? Või kuidas? Ei räägi ka, kurat on vait, siis ta teeb midagi. Sisse. Aga ma ei taha, et mul selja taga inimesi on. Ossi, istu sina selja taha. Väikse poisi selja taha. Muidu ma olen... Nii, me pidime täna õhtu rääkima siin seda metsakodu lugu ja meile tuletada, kuidas õieti algas. Võib-olla meeles ühes sumedal suveööl 39 aastat tagasi istusin samuti taolisi lõkke ümber. Skaudijuhid olime Stockholmi külje all Eesti skautide ja kaidide malevate teises suulaagris. Õhtuti, kui päevane laagritöö oli lõppenud, kogunesime selle tule ümber, et natukene tagasi vaadata, mis toimus täna,
aga võib-olla rohkem juba mõtelda ettepoole, kuidas edasi minna, mida edasi teha. Ühel lõkkel tuli kõne alla ka esimest korda see mõte, et muretseda meie noortele siin võõrsil üks oma kodu kusagil looduses, mille me ristisime lihtsalt metsakoduks. Ja aasta hiljem, imelik kui ei ole, saimegi selle metsakodu siinsamas Liidani jõe ääres, leidsime paiga, mis oli küll nõgestesse kasvanud ja võsas, kuid meil oli siin siht, et siit tuleb midagi. Ja nende aastate jooksul, mis möödu läinud on, ongi siin juhtunud palju tööd tehtud. Siin on kogunemisi olnud kõike sorti, mitte üksnes skautidele. See metsakodu on nagu saanud kõigi eestlaste kohtumispaigaks. Ja nimi metsakodugi, see on üks nagu uus mõiste Eestimaa ilmas. Keevad, sina kui metsakodu praegune esimees, kuidas sina meenutad seda metsakodu, mis siin on juhtunud? Metsakodu, siin kus me praegult istume, see ei ole saanud, ei tulnud õhust ega armastusest. Siin on tehtud tööd, nagu Kutt juba seal nimetas. Siin on pandud palju tunde. Vabatahtlikud käed ilma mingisugust maksuta on teinud seda tööd siin, et jõuda nii kaugele, kui meil siin metsakodu on. Siin oli ainult üks majakene, oli siin peal. Kuna nüüd on väravad kodu Eestis, või need väravad on avanenud rohkem ja rohkem lähtel laiemale. Seda näeme ka metsakodus. Siia tuleb kodu Eestist, nagu eelmine aasta oli skaute õppejuhtide laager. Õppepäevad olid ja täitsa õigusmaare. Ja see annab oma tagajärjed nii siin kui meil kodu Eestis. Meil on tõesti rõõm, et me saaksime metsakodust aidata, et me jõuame nii kaugele, et siit metsakodust on üks sild või vikerkaar, mis viiks meid nõnda öeldud teise, mille nimi on kodumetsad, mis oleks kodu Eestis. Rääkida oleks ju palju olevat, aga ma usun, et Kutt on juba suurem osa need asjad kõik rivisse pannud. Minu soov on ainult see, et meie saaksime siit aidata kaasa kõik seda tarkust, mis meie oleme siin nende 38 aasta jooksul õppinud, saaksime edasi viia nende noortele, kes seal juba tegutsevad ja hakkavad tegutsema. Me anname hea meelega ja aitame neid hea meelega kaasa, nii palju kui meil seda oskust ja võimalust on. Mares, sul on kontaktide osas seal Eestiga suurem, mis sul Pajatar on ka praegult? Sa ütlesid, et näeksid hea meelega, et tekiks sild siit metsakodust Eesti kodumetsa ja ma usun, et sild on praegu ehitamisel just selle läbi, et noorte seas, skautlike noorte seas nii Rootsis kui ka Eestis on praegu isiklikud kontaktid tekkimas. Siis kui skautlus, mis on nüüd 3-4 aastat tagasi Eestis uuesti tärkas pisikeste üksuste näol, siis see kontakt meiega siin oli võib-olla abstraktsem ja ebamäärasem. Kirjutati ja öeldi, et me oleme nüüd skautüksuse loonud ja siis võib-olla peamiselt vanemate skautjuhtide omavaheline kontaktipidamine, kes siis vanasti oli siis salgajommid olnud ja kes siis tahtsid teadata, et nemad jälle uuesti on alustanud tegevust. Aga just peale neid õppepäevi, mis siin eelmisel suvel toimusid, kus siis osalesid noored
kaitskautjuhid, Eesti kaitskautjuhid nii Rootsist, Kanadast, Ameerikast kui ka Eestist. Peale seda siis see sõprus, see kontakt, see isiklik kontakt, mis nende osavõtjate vahel tekkis, ma usun, et see on just selle silla ehitamismaterjaliks. Ja kontaktid on meil nüüd aasta jooksul aina kasvanud ja muu hulgas lähme nüüd siis kaitskautmalevaga siit Rootsist Eesti laagri kaitsedele ja skautidele sinna külla ja loodame, et siis sellest saab alus selle ühise silla ehitamiseks. Ma võiksin veel öelda, sest tuleb alati ju meelde, kui sa oled ühe juttu rääkinud, tuleb teine ots kohe meelde. See on see, et meil ju siin metsakodus on üks tare, mille me kutsume kodutareks. Ja see on selles mõttes, et kui kodu Eestist tulevad nii noored kui ka vanemad generatsioonid, on üks koht, kus nad võiksid viibida siin ööd, ilma et nad peaksid kuhugi linna minema. Ja meil oli veel plaanis, et need taresid tuleks juuregi, sest see oli esialgne katsetus. Ja juba möödunud aastal, kui see tare veel polnud sisustatud, oli juba meil külalised ja neid on aina juurde tulemas. Te rääkisite enne ju seda nimetust kodumetsa. Kodumetsa sai ju üheks mõtteks samuti möödunud aastal, kui ühel lõkkel rääkisime, kuidas seda silda tugevdada. Metsakodu on olnud üheks Eesti sillapeaks võõrsil. Nüüd oleks ka Eestis kodumaa noortel vaja ühte kohta, paika, kuhu nad saaks kokku tulla ja selle nimetasimegi kodumetsaks. Saatsime nende noorte juhtidega kaasa ettepaneku, et ehitame koos kõigi üle maailma tegutsevate Eesti skautide ja kaasabil ja loomulikult ka kõikide skaudisõprade ja lastevanemate kaasabil üheskoos üles selle kodumetsa kusagil Eestis, kus nii kodumaa noored tuleks, kuhu meie välismaal elavad skaudid ja kaidid ja ka muidugi vanemad saaks tulla, et see oleks üks pesapaik seal. Kuid ma usun, et ka need välismaal asuvad vabaõhupiirkonnad, Rootsis on meil 3, üks on Kanadas ja üks USAs, et need siiski jäävad ka püsima, et kodu Eestist välismaale tulejad ei tunneks neid võõrastena neid maadel, kus nad tulevad, vaid neil oleks üks tükikene Eestit Rootsis, USAs ja Kanadas. Ja selleks me olemegi käed külge pannud ja loodame, et kodumaal samuti mõeldakse nii, et kui Eesti skautlus tuleval aastal saab 80-aastaseks, et saame avada kodumetsa väravad kõikidele eestlastele üle maailma. See oleks, nagu ring oleks täis saanud, et me oleme jälle leidnud, nagu Evert ütles, ühe silla kaudu üle Läänemere kodurahva ja kodurahval oleks samuti võimalus tulla meie juurde, nii nagu me viimastel aastal oleme näinud rohkem ja rohkem. Ja see on aina rõõmustav. Metsakodu luues oli ju loomulikult meie üks eesmärk, et see koht säilitaks ja hoiaks alles seda Eesti tuld, et me noored kannaks südames seda, et see vabadus tuli, tooks vabaduse kõikidele eestlastele. Olen vihmases metsakodus ja mõtlen Eesti skautluse ja metsakodu seosele. Eesti skautlus saab tuleva aasta 80-aastaseks. Metsakodu veidi üle 35
Järelikult Metsakodu on arenenud, välja kasvanud Eesti skautlusest. Eesti skautlus on tegutsenud suurem osa ajast, nendest 80 aastast välismaal. Väljapool Eesti piire, olenedes olukorrast Eestis, kui Eesti skautlus keelati ära 40. aastal. Juba 1944 taastati skautlus Välis-Eestis energiliste ja tulihingeliste juhtide poolt. Nende möödunud aastate jooksul oleme hoidnud pühana meie rahvusvärve, sinimusta valget. Oleme olnud saadikud põlvpükstes, selgitanud meie rahva ja maa kurba saatust kõikidele, keda me oleme kohanud, nii oma asukohamaal kui võõrsil, kui oleme viibinud rahvusvahelistes laagrites. Mäletan ühte episoodi 1957, kui toimus skautluse rajaja Baden-Powelli 100 aasta juubeli sünnipäeva puhul laager, kus oli 35 000 skauti. Seal oli ka üks väga värviküllane laager, kus viibis pagulasskaute, eestlasi, lätlasi, leedulasi, ungarlasi, ukrainlasi ja tsaari Vene järeltulejaid. Kõikidel meil olid meie rahvuslipud kaasas ja kuuetahulisel lipuvardal rippusidki meie lipud. Tuleb meelde, kui me defileerisime Inglise kuningannale 6 keelatud lipuga. Sinimustvalge on lehvinud igal pool, kus on viibinud Eesti skaudid ja ka Eesti gaidid, samuti siin Metsakodus. Need eestlased, väliseestlased, kes on 60 aastat ja nooremad, on, ütleksin, peaaegu kõik lühemat või pikemat aega olnud seotud skautliku liikumisega. Metsakodu ja skautlus kuuluvad ühte, nagu paljud teisedki vabaõhupiirkonnad, Eesti vabaõhupiirkonnad laias maailmas. Siin on toimunud mitmesuguseid ülemaailmseid üritusi Metsakodus, mis on tükiki Eestit. Skautidel ja gaididel on oma traditsioon, oma ülemaailmsed kohtumised, maailmalaagrid. Nendest on 2 tükki toimunud siin Metsakodus, 1975 ja 1980. Mõlemasse maailmalaagrisse koondus üle 600 Eesti gaidi ja skaudi. Ja kui me vaatame umbes 35 siiski aastat peale meie asumist välismaale, koondada Eesti noori sellisesse ülemaailmsesse laagrisse, see on kah omamoodi saavutus. Skautlik liikumine on olnud rahvuslik liikumine. See on olnud üks vahend, kuidas me oleme suutnud alal hoida oma rahva omapära, oma rahva traditsioone ja need edasi kandnud meie noortesse, kes seda omakorda teevad oma lastesse. Me oleme laulnud Eesti laule, me oleme igatsenud tagasi kojuranda, me oleme tantsinud oma rahvatantse. Me oleme teinud palju seda, mida meie esivanemad tegid Eestis. Me oleme rajanud siia Metsakodusse ühe Ränikivi küla, et tuletada meelde, kuidas meie kodutalu välja nägi ja et näidata meie järeltulevatele põlvedele seda, kuidas Eestis nende esivanemad elasid. Skautlik liikumine, Eesti skautlik liikumine saanud täiuslikuks. Gaidlus ja skautlus on taastatud Eestis.
see valge plekk, kus seda liikumist ei olnud peaaegu 50 aastat, on täidetud. Eestis on kah asutamisel midagi taolist, mis siin Metsakodus on näha, nimelt üks uus vabaõhupiirkond, Kodumetsa, kuhu on teretulnud kõik Eesti gaidid ja skaudid nii kodumaalt kui väliseestist. On see okei? Alloorus laulis väike lepalinn, sa tuulid mulle nagu õnne taevast ja kuumalt suudlesid siis mind. Sa tuulid mulle nagu õnne taevast ja kuumalt suudlesid siis mind. Ei kuu ja tähed jõua jutustada seda õnne, mis meil osaks saanud. Oh, et armastus meile seda lubaks, et see õnneaeg jääks püsima. Oh, et armastus meile seda lubaks, et see õnneaeg jääks püsima. Rohelisin mööda maantee, edasi vaid läbi maa ja läbi linna, mitte lamtud ainult minna. Päeva paistes sunnib elust rõõmu tundma, tahaks naerda ja ka nutta, mõnikord kitarr tuleb erinevaist pärleist kaunem keel ning ei maksa iial kuigi palju see. 100 mäejauru taga 1000 õnnelootust magab, lõpeb värvilistel vankritel kord rännutee. Läbi selge silmapiiri, keset kuldseid päiksekiiri, lõpeb värvilistel vankritel kord tee. La-la-la-di-du-da, la-la-la-di-du-dai, 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 la-la-la-di-du-dai. Kurki palju see. 100 mäejauru taga 1000 õnnelootust magab, lõpeb värvilistel vankritel kord rännutee. Läbi selge silmapiiri, keset kuldseid päiksekiiri, lõpeb värvilistel vankritel